Tartu maamess on ukse ees ja Tartu maamessi korraldusmeeskonna liige Henrik Urbel on siin minu ees juttu rääkimas ja meie kõigi ees ja pilgu all on maamess ennast üles seadmas. No, banaalne küsimus, aga ära tuleb ta küsida, kas nii vägev üritus nagu maamess üldse saab kuskile poole liikuda või hoiab taset? Eks maamessi puhul ikka kõige tähtsam ongi see taseme hoidmine, sest et meil on suhteliselt keeruline ülesanne ikkagi selle maamessiga, et tegelikult kõik, kes on ju maamessil käinud, teavad, et see on suhteliselt spetsiifiline mess. Et eks ennekõike me ikkagi korraldame suurt võimast tehnikanäitust, mis on suunatud eeskätt põllumajanduse ja metsanduse ettevõtetele, aga teisalt, kuna meil on ka aianduse toidu messi valdkond esindatud, et siis tegelikult on siia messile asja nagu kõigil. Ja veel eriti veel see ka, et mess on aastatega sisult ka väga palju kasvanud, väljapanekud on läinud järjest laiemaks, et tegelikult ka ütleme potipõllumehel, suvilaomanikul, miks mitte ka linnainimesel tegelikult on maamessil asja, aga me peame ikkagi seda fookust hoidma, et see ongi tegelikult number 1, sest tegelikult mahult kasvada meil täna enam kuhugi ei ole. Kas see messi põhiküsimus on ka mingi kindla selguseni jõudnud, et kelle jaoks ikkagi täpselt ollakse, sest väga sageli juhtub ja seda mõni eksponent leiab, et ma ei taha, et need pered oma lastega siin kolavad, et ma tahan traktoriostjat näha ja korraldaja poole pealt on igasugusel ettevõtmisel väga raske saada mahtu sellisel moel, et mitte viia seda klientuuri laiaks. Jah, eks ta selles suhtes, nagu ma ütlesin, suhteliselt nagu keeruline ülesanne on, aga ma arvan, et see tasakaal on nagu paika loksunud, et just täpselt see sama pool, mida ma mainisin, et võtame näiteks traktorid. Maamessil on esindatud suured põllutöömasinad, mis maksavad 100 000 eurosid, mis ongi konkreetselt mõeldud ikkagi suurteks põllutöödeks, aga teisalt on tootevalikus aasta-aastalt lisandunud ka väiksemaid traktoreid, mis tegelikult täna, ma arvan, päris paljudel inimestel on juba taskukohased ja mis on tegelikult väga hea abimees lumelükkamisel, kodus mullatööde tegemisel, mis iganes, sellega saab igasugu asju teha. Et selles suhtes ma arvan, et eksponendid on ka aastatega oma neid väljapanekuid just selles suunas nagu sättinud. Otse loomulikult, kui messile tuuakse kohale kombain, siis eks selle kombainiga see lugu ole, et ta on ju suhteliselt spetsiifiline kitsale ringile suunitletud, aga teisalt alati tuleb enda jaoks ka leida positiivseid asju. Me alati julgelt ütleme välja, et maamessil on ka tegelikult kasvatuslik rolli täielikult olemas, sest et Kus me selle tulevase tehnikamehe saame, kui 8–10 aastane silmad vaimustas peas põlemas ei turniks seal kombaini peal? Just, et kuskilt tuleb see pisik ikkagi ju külge panna ja teisalt on ikkagi see, et kust jõuab toit meie lauale. Et see vastus, et poest saab, ei ole ju päris õige. Et ma arvan, et see maamessi kasvatuslik roll ka tegelikult on täiesti olemas ja ma loodan, et see ka sellisel kujul nagu ennast õigustab. Sa ise oled professionaalne kõrgharidusega ajakirjanik ja oled väga kaua olnud samal ajal selle ettevõtmise küljes. Kui sa oled ajakirjanik, see tähendab seda, sa oled uudishimulik inimene. Mis on kõige keerulisem masin, mida sa ise oled käima pannud siin nende eksponentidega suheldes? Ega ma ise neid masinaid teab, mis palju käima pole pannud, aga kindlasti on ka see, et ütleme meie, kes me oleme siin väga palju asju näinud ja minu kolleegid, kes on ju tegelikult algusest peale olnud selle messiga seotud, räägivad samamoodi, et ega neid uuendusi tuleb tegelikult kogu aeg. Ja et ise natukenegi paremini kursis olla nende uuendustega, siis me järjepanu nüüd pakun juba 15 aastat, võib-olla isegi rohkem, oleme maamessi raames läbi viinud sellist konkurssi, mille nimi on messi naela konkurss ja et oleks siis nii nendel valdkonna profidel kui ka tavakülastajal lihtsalt leida neid asju, mis lihtsalt ongi uudised ja mida tõesti võiks vaadata, siis meil on siin tähistatud teatud masinad siukse messi naela tähisega. See aasta valisime 12 tükki neid ja seal on ka absoluutselt väga erinevaid põllu- ja metsamasinaid, millele lihtsalt tähelepanu pöörata, sest tegelikult olgem ausad, 75 000 ruutmeetrit messiala. Neid uudised on see lihtsalt nii palju, et ausalt ei jõuagi kõigega kursis olla.
ja ei ole üldse harv näide, kus tegelikult kuuleme peale messi veel mingitest väga suurtest uudistest, mida siin esitletakse, et vaatamist on. Ja varajane ja soe kevad toob kaasa veel ühe segmendi, kes võib-olla on alati olnud tähelepanu, aga mitte niivõrd suure tähelepanu all, et lisaks masinameeste, lisaks tavajalutale, kes tahab kõiki Eestimaa hõrku maitseid proovida ja kaasa osta, on nüüd ka aiapidajal ju tavatult varakult täishooaeg peal. Kas ka aianduse valdkond jookseb läbi? Aianduse valdkond on meil eraldi, eks ju, messi üks alateema, aga see aianduse valdkond on tegelikult ajas muutunud. Et kui see aianduse messi algusaastatel see osa oli ikkagi põhiliselt nagu istikute põhine, siis tegelikult täna on ju olukord turul muutunud, väga palju aiandeid on, väiketalud, eks ju, kes peavad aiandeid, et inimesed käivad juba rohkem otse sealt ostmas. Kujunenud välja ka endal, mul enda perel on kujunenud kindlad mingid kohad välja, kus me igal aastal käime. Mess on suur, käeotsas ju siin neid istikut assida on natukene ebamugav, et see aianduse mess on nihkunud meil rohkem, ütleme, aiatehnika, niidutehnika, robotid, eks ju, on väga suurelt messil esindatud. Kuidas puhkusel käia nii, et tomatid ära kuivaks? Just kastmise süsteemid, kõik see pool, aga teiselt ongi aasta-aastalt kasvab aiarajatiste sektsioon. Aiarajatiste all ma pean siis silmas kasvuhooned, saunad, kuurid, grillimajad, puhkemajad, et kellel ikkagi on soov endale koduaeda või suvilas majake osta, siis maamessil reaalselt annab majad püsti, saab tutvuda, mitte kataloogist, ikka koha pealt sisse astuda, vaadata, uudistada. Et ühesõnaga jah, see aiamess on, ütleme jah, sellised nagu aiatarvikud ja aiamajad pigem täna juba, mitte istikud. Jagame natuke nõuandeid ka maamessile tulijale, ikka need samad teemad, sisenemised, parkimised, sest lõppude lõpuks, kes ei teaks, kus Tartu linna servas asuvad näituse paviljonid, aga kui sa siia kohale tuled, siis on autode meri, parkimisjuhendajad vehkimas tee ääres ja kui sul ennel ikka eelnevat plaani peas ei ole, mitte keegi pole nuttes koju tagasi läinud, aga väga tüütu on, nii et äkki oskad kasulik olla tulijatele. Ma väga soovitan eeltööd teha, me oleme maamessi ametlikul veebilehel üles pannud päris hea legendi, kus on siis kõik variandid välja toodud, kuidas tulla bussiga, kuidas tulla autoga, kuidas tulla jalgrattaga. Kindlasti eeltööd tasub teha, on ka parkimisalasid siin samas näituste messikeskuse lähedal, rohelise pargi parkimisalad, Eesti Maaülikooli parklad, on olemas Lõunakeskuse juurde, saab üldse auto jätta tasuta, sealt sõidab iga 20 minuti tagant tasuta buss maamessile. Kas see on üles leitud, see on varem ka olnud, aga kas inimesed on selle üles leidnud? Minu arvates see on müstiliselt mugav ja mõnus värk, eriti kui tuled natukene kaugemalt ja Lõunakeskus on igati väärt külastamist ja naksti asi tehtud ja mingit tunglemist ja plekimõlkimist. Eelmisel aastal üle päris pika aja me panime esimest korda jälle selle tasuta bussi käima ja tegelikult see õigustas väga hästi, et bussijuhtidega suhtlesime, küsisime, kuidas täituvus on ja tegelikult inimesed kasutavad, sest et see on lihtsalt ülimugav. See on kõige parem variant, jah. Ja sõidad vähem kui 10 minutit bussiga, mis toob su otse väravasse, pärast otse väravast läheb buss ära, et kindlasti soovitan kasutada, sest võrdlemisi tihe on ka see graafik meil sätitud, et iga 20 minuti tagant saab bussi peale minna. Et selles suhtes, kui välismaal messil käia, siis tegelikult on see ju hästi tavaline, et sa lähedki messile bussiga, alati toon näidet, ise käisin paar aastat tagasi Soomes elamumessil, messialale oli sõita vähemalt 15 kilomeetrit ja ainukene variant sinna saada oligi bussiga. Messiala juurde ei olnudki võimalik parkida, ülimugav. Jätad auto rahulikult parklasse, sõidad selle vähem kui 20 minutit bussiga rahuliku meelega otse väravasse, ülimugav. Et eks see saab ka üha rohkem normaalsuseks, et ju täpselt samamoodi Tartu kesklinnast on ju väga mugav ühistranspordiga tulla. Jätad auto näiteks kesklinna kuhugi parkima, käid messil ära, pärast lähed kesklinna, käid võib-olla mõnes muuseumis veel, et ühesõnaga variante on väga palju. Messi ajad, millal on soovitav tulla?
avame messi neljapäeval 23. aprillil kell 10.00. Mina käin alati neljapäeval, sellepärast, et siis on kõige vähem tõmblemist. Jah, et messi on 3 päeva lahti, neljapäev, reede, laupäev, et eks igaüks leiab endale selle sobiva aja, aga nagu ikka, alati see kuldne vahemik, et kell 11 kuni 15 on kõige rohkem rahvast. Ka neljapäeviti? Jah, ikka, et rahvast ju maamessil palju käib, eelmisel aastal natukene üle 40 000 inimese 3 päevaga. Aga nagu ma ütlesin, 7,5 hektarit on näituseväljaks suur, et ma arvan, et seda nagu muret ei ole, et siin nagu ebamugav olla on. Ei, täistuubitud trammitunnet ei tule ja kui on tõesti nende parklate pärast, siis veel korra sama jutu juurde tagasi, et auto lõunakeskusse poes käigud tehtud, söömas käiku tunnen kaasa lõunakeskus söögikohtadele, tõenäoliselt süüakse kõht täis messil, aga kõik hästi mugav. Hendrik, anna edasi oma tänusõnad nendele inimestele, kes praegu hästi suurt tööd teevad ja seda maamessi hoidnud ja arendanud ja saame kokku juba kes neljapäeval, kes reedel, kes laupäeval, aga kindlasti Tartus ja maamessil. Aitäh!